täna 8. septembril oleme kogunenud siia Männiku 300 meetri lasketiiru selleks, et testida Eesti relvatöökoja Nordarms toodangut. Minu ees on praegu siis nende poolautomaatne täpsusrelv kaliibris 7,62 NATO või 308. Tegemist on siis tehniliselt Ameerika relvasüsteemi AR-10 edasiarendusega, mis on oma selles kaliibris ja kategoorias suhteliselt kerge. Selline relv koos 6-kordse sihikuga ja laetud 20-lasuse salvega kaalub ainult 5,5 kilo. Kes on täpsuslaskusega kursis, teavad, et näiteks Galil Sniper, mis on samuti samas kaliibris, samasuguse optikaga ja sama suure salvega, kaalub 8 kilo. Et siis selle relva mõte on siis olla väikesele üksusele tuletoetus täpsusrelv, et sellega on võimalik väga täpselt lasta kuni 600 meetri kaugusele, häirivat tuld anda isegi kuni 800 meetri kaugusele. See relv, mida ma just praegu lasin 300 meetri peale, on siis Nordarmsi kergem mudel. See on siis kaliiber 223 Remington ehk 5,56 NATO. Relv on siis Ameerika platvormi AR-15 edasiarendus, kus on siis ka laskja mugavuseks näiteks muudetava pikkusega õlatugi. Relv on ülimalt kerge, võrdluseks kaitseliitlased teavad hästi, et AK-4 kaalub tühjana üle 4 kilo. Siin relv kaalub alla 3 kilo. Sihik on samuti siis kuni 6-kordne ja sihiku niitrist on ehitatud niimoodi, et kui lasta see relv kas 100 või 150 meetri pealt sisse, siis kuni 500 meetri peale on võimalik lasta ainult siis sihtimispunkti muutes. Korraliku täpsusmoonaga selle relva täpsus on alla 2 nurga minuti ehk siis mitte rohkem kui 18 sentimeetrit 300 meetri peale. Relvakomplekti juurde käib ka pipod, mis on suhteliselt kerge tehtud peamiselt klaasplastist ja kergetest metallisulamitest. Ja muidugi ka relval on väga tähtis see, et oleks võimalik suhteliselt kiiresti lasta, et see relva tagasilöök ei segaks, siis on ka relval väga korralik suudmepidur. Ta on küll ametlikult kaliibris 223 Remington, aga sellest on võimalik ka lasta siis 5,6 NATO padrunitega, mis on natukene suuremad ja natukene võimsamad kui Remingtoni enda laskemoon on. Et see on just väga oluline, et näiteks väga paljud muudes riikides ehitatud relvad on ainult 2,3 Remingtoni kaliibriga. Et kui keegi ostab näiteks odavat mõne riigi laskemoona, mis on kaliibris 5,6 NATO, siis see võib tähendada seda, et see lihtsalt ei lähe selle relva pesasse sisse või siis kui läheb sinna pesasse sisse, siis lõhub selle relva ära. Kolmas relv, mida täna laseme, on siis suhteliselt haruldane 2 erineval põhjusel. Tegemist on siis Nordarmsi kõige suurema mudeliga 338. 338 tähendab siis kaliibrit, see on 338 Lapua Magnum. Tegemist on siis poolautomaatse täpsusrelvaga, millega on siis võimalik lasta kuni kilomeeter. Ja poolautomaatsus siis tähendab seda, et ei ole vaja laskusid eraldi ümber laadida, mis tähendab, et laskekiirus sama sihtmärgi pihta on oluliselt suurem. Relv ise kaalub 5 kilo. Sellise relvasüsteemiga korraliku laskemoonaga on võimalik siis lasta vastase kaitsevestidest läbi ka kilomeetri kauguselt. Relva teeb veel eriliseks see, et siia on lisatud ka 3. tugijalg ehk
tripod, millega on võimalik siis seda laskeasendit võimalikult täpselt sättida. Et just selle jaoks, et oleks võimalik seda relva näiteks sihtmärgi piirkonnas pikalt hoida, nii et laskur ei väsi, siis selleks on selline kolmas tugijalg ülitähtis. Relvakomplekti siis, kui tavaliselt sellise kaliibriga relvadel on 4-5-lasused salved, siis sellesse salve mahub 10 padrunit. See on ka just oluline sellepärast, et kui on vaja lasta kiiresti mitut sihtmärki, siis see padrunite hulk selles padrunisalves on oluline. Nordarms on relvi ehitanud juba 11 aastat. Nad on neid müünud Eestisse ja ka näiteks Euroopa riikidesse, näiteks Soome ja Saksamaale. Need relvad on põhimõtteliselt edasi arendatud sellest AR-15 ja AR-10 süsteemidest ja eesmärk on siis teha nad võimalikult täpselt, samas mitte siis kaotada nende töökindlust. Näiteks selle teise väiksema kaliibrise relvaga lihtsalt testimise mõttes lasime ilma puhastamata 300 lasku järjest, mis on siis märgatavalt rohkem kui ühe võitleja korraga kaasas olev padrunite hulk ja ei olnud mitte ühtegi laadimistõrget sellel relval. Tegemist on ülimalt töökindlate relvadega.